Head Mulgimaa pärimuse huvilised! Täna tutvustan teile Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvapärimuse lehekülge Mulgimaa pärimus ning eelkõige tuleb juttu Mulgimaal rahvaluulet kogumas käinud inimeste välitööpäevikutest. Mulgimaa alla kuuluvad Paistu, Helme, Karksi, Halliste ja Tarvastu kihelkonnad ning Mulgi keeleala ulatub ka Viljandi ja Saarde kihelkondadesse. Juba Jakob Hurda algatatud rahvaluule suurkogumise algusaegadest peale on Mulgimaal leidunud arvukalt kaastöölisi, kelle panus pärimuse kirjapanemisel on olnud tähelepanuväärselt suur. Tänu neile on Mulgimaalt talletatud folklooripärand Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudes kõige rikkalikumalt esindatud. Mulgimaalt kogutud materjalidega on võimalik tutvuda Kirjandusmuuseumi digitaalarhiivis Kivike. Selleks tuleb minna leheküljele kivike.kirmus.ee ja alati sisse logida. Mina olen juba siia sisse loginud. Sisse logida saab oma ID-kaardi või Smart-ID-ga. Ja sisse logimine aitab avada faile, kuulata helifaile ja ennast kogukonna liikmena registreerides on võimalik ka kaasa aidata arhiivitöös, näiteks tekstide märksõnastamisel ja tekstistamisel. Siit ülemiselt ribalt leiame me tutvustuse. Ma soovitan seda kindlasti kõigil vaadata, sest siin on üksikasjalikult lahti seletatud, kuidas Kivike töötab. Ja ülemiselt ribalt edasi leiame kogukonna portaalid. Kogukonna portaalid koondavad mingi teema või piirkonnaga seotud arhiivimaterjali. Kui kedagi huvitavad kindla Mulgimaa kihelkonnaga seotud materjalid, siis siin on loodud selleks eraldi iga kihelkonna jaoks oma portaal. Aga täna tahan teile tutvustada portaali Mulgimaa pärimus. Siit on võimalik lugeda kõikide Mulgimaa kogukonna lehtede üldist tutvustust ning kui me alla kerime, siis me leiame siit 2 alamlehte, muinasjutud ja rahvaluule kogumisretkede päevikud. Vaatame muinasjutte. Muinasjuttude lehelt saab lugeda muinasjuttude kogumisloost ja siit leiab üle 500 rahvaluule arhiivis säilitatava muinasjutu. Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal on välja antud mulgimurdeline sari Ämari Kua luu, millest on ilmunud 5 raamatut. Kokku on neis avaldatud 160 Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudes leitavat muinasjuttu. Väljaande koostaja ja toimetaja Kristi Ilves on avaldatud tekstid murdekeelseks toimetanud ja kõikide raamatute viimastel lehekülgedel võib leida loendi arhiivi viidetest, mille kaudu saab Kivikese portaalist üles otsida originaalkirjapanekud. Siin all näeme me muinasjutupalasid ja sinisele avanupule vajutades on võimalik tutvuda muinasjutupala käsikirja originaalidega ja alla kerides on võimalik tutvuda ka selle muinasjutu andmetega, kust see muinasjutt kogutud on, kes on koguja ja tekstistuse peale vajutades on võimalik ka lugeda tekstistust. Kuid täna räägime lähemalt uuest äsja valminud leheküljest, mis koondab Mulgimaal tegutsenud rahvaluule kogujate välitööpäevikuid. Kogumispäevikud on olulised allikad kogumisretkede tausta avamiseks. Päevikus dokumenteerib koguja oma välitöö kogemust, annab teavet kogumist mõjutanud asjaolude kohta ning kirjeldab kohalikke olusid ja inimesi. Nii sisaldavad need kirjeldusi rahvalaulude ja juttude esitajate kohta, looduskirjeldusi, informatsiooni erinevatest kogumissituatsioonidest ning ka isikuloolisi ja kultuuriloolisi andmeid. Nende päevikutega tutvudes tasub meeles pidada, et 100 aasta jooksul on muutunud eesti keele ortograafia ja kirjakeele stilistika. Ja siit mõne päeviku andmeid uurides võime näha,
et kogumiskohtadeks on märgitud lisaks Mulgimaa kihelkondadele ka teisi Eesti paiku. Seda juhul, kui koguja on soovinud ka kogumisretke jooksul külastada ümberkaudseid paiku. Siia on koondatud üle 700 lehekülje jagu päevikuid, mis on arhiivi viidete järgi toodud tähestilikulises järjekorras ning ülalkirjelduses on viidete kohta ka selgitus. Päevikud on esindatud loendina, kus igas kirjas on arhiivi viide, päeviku pealkiri, kogumise koht, koguja nimi ja ka kogumise aasta. Tulenevalt ajast ja kogujast on päevikuid nimetatud erinevalt. Kas siis kirjeldus, reisikirjeldus, matkapäevik, ekspeditsioonipäevik või välidepäevik. Ja siin samuti, kui me vajutame sinisele avanupule, siis on võimalik vaadata originaaltekstistust, alla kerides näha andmeid päeviku kirjutamise kohta ja kõige alla jälle saame tekstistuse peale vajutades lugeda selle päeviku tekstistust. Nüüd aga lähemalt erinevatest kogumisperioodidest ja ka mõnest päevikust lähemalt. Ajal, mil algas Eestis ulatuslikum rahvaluule kogumine, siis ilmus ajalehtedes juba rohkelt eestikeelseid reisikirju. Haritlaste seas oli harjumuspärane pidada päevikuid ja kirjutada kirju. Ootuspäraselt sai alguse kogumispäevikute kirjutamine ka rahvaluule kogujate seas. Mulgimaa rahvaluulet, eelkõige rahvamuusika materjale, kogusid aastatel 1904 kuni 1916 Oskar Kallase eestvedamisel Eesti Üliõpilaste Seltsi üliõpilastest stipendiaadid. Kallas oli esimene, kes järjekindlalt nõudis rahvaluule kogujalt reisikirjeldusi, nagu Kallas neid ise nimetas. Toona käidi kogumas enamasti üksi või kahekesi. Kallas soovitas enne suvisele kogumismatkale minekut kokku leppida, kumb paarilistest reisikirjelduse kirjutab ning nõudis seda enda kätte juba sama aasta augustiks, et huvitavamaid lõike tsiteerida kogumisaruannetes ja kasutada ka andmeid. Neis reisikirjeldustes leidub rohkesti ilukirjanduslikku tundeküllast eneseväljendust ning nendes päevikutes kajastub noorte haritlaste pilgu läbi toonane eluolu Mulgimaal ühes seal elanud inimestega. Kuid EÜS-i stipendiaatide seas on ka neid, kes piirdusid lühikese kommenteeritud ülevaate andmisega, nähes kirjutise eesmärgina kogutud materjali kirjeldamist. Need sisaldavad statistilisi ülevaateid, läbitud kihelkondade ja materjali mahu kohta. Ja nüüd vaatame ühte sellist päevikut ka lähemalt. See on pärit 1912. aastast, kus kahekesi käisid kogumas Alfred Nirk ja Armas Otto Väisänen. Rahvalaulud. Sõnad üles kirjutanud üliõpilane Alfred Nirk 1912. aastal. Viisid üles tähendanud Soome üliõpilane Väisänen. Kirjeldus. Kevadel 1912. aastal 18. maikuu päeval käisime Soome üliõpilasega Otto Väisäneniga Tartu lähedal Jaamamõisa maa peal asuvas saunikus vana tudikese Reet Poka käest Eesti viisisi ja laulusõnu üles kirjutamas. Viisisi saime ainult 4 tükki, mida Otto Väisänen fonograafiga ja pääst paberile kirjutas. Seda suurem oli aga eidelsõnade tagavara. Sõnu käisime uuesti üles kirjutamas selle aasta augustikuu viimastel päevadel. Sõnad on rohkem etteütlemise järel üles tähendatud. Ainult 2. ja 4. laulusõnad on laulmise järele kirjutatud. Summa on 490 rida laulusõnu. Laulja Reet Pokk on 81 aastat vana. Oma lapsepõlve ja noorea saatis ta sündimise paigas Taagepera vallas Viljandimaal mööda. 37 aasta eest rändas Reet Pokk oma senisest kodukohast välja ja läks Grünneri valda elama, kus ta jälle 6 aastat hiljem Jaamamõisa tuli. Laulud on Reet Taageperast teiste laulikute käest õppinud. See päevik erineb kogukonna portaalis teiste päevikute seas, kuna kogumiskohaks on siin märgitud Tartu Maarja kihelkond. Sellegi poolest
on laulja Reet õppinud nende ajal, kui ta elas Taageperas. Kogujad kirjutasid materjali üles käsitsi, kuid 1912. aastal tegi Soome folklorist Armas Otto Väisänen neil kogumismatkadel esimesed Eesti rahvamuusika fonografeeringud. Heli salvestati silindrile, vaharullile. Rullide vähesuse tõttu olid salvestused umbes poole minuti kuni minuti pikkused. Nüüd kuuleme ka salvestust, mis tehti Reet Pokka külastades. Katri kallis, Katri kaunis, Katri tullu kaugesta, Katri näistisime tulena, Katri. Portaalist võib lugeda veel teisi EÜS-i kogus leiduvaid päevikuid. Peeter Reisiku ja Juhan Simmi poolt, Peeter Tatsi päevik ning 2 kogumispäevikut Jaan Müürilt. Vaatame ka päevikuid järgmisest ajaperioodist. Eesti Rahvaluule arhiivi asutamise algusaegadest. Arhiiv asutati 1927. aastal ja sinna koguti kokku varasemad rahvaluule kogud ja hakati neid korraldama. Rahvaluule kogumist jätkati arhiivi oma töötajate ja korrespondentide abiga. Ja siin on näha eraseeria, koondab tudengite ja folkloristide päevikuid Eesti Rahvaluule arhiivi käsikirja kogust 1920. ja 30. aastatest. Ja sellest ajaperioodist ongi siin näha 2 päevikut. 1935. aasta Rudolf Põldmäe päevik üle-eestilisest rahvatantsu kogumisest. Tema reisikaaslaseks oli toona tantsu-uurija ja pedagoog Ullo Toomi ja nad käisid läbi pea terve Eesti, aga Mulgimaa paikadest külastasid nad Helme, Karksi ja Paistu kihelkondi ja külastasid ka Mari Sarve ja Grete Jõntsi. Ning teine päevik sellest ajaperioodist on Linda Köökartali päevik 1936. aastast ja see päevik sisaldab koguja enda tehtud joonistusi ja väga huvitavaid fotosid esitajatest ja rahvamängude demonstreerimisest. Edasi järgmise ajaperioodina võib siin portaalis olevatest välja tuua Eesti Rahvaluule arhiivi järgse Riikliku Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna ekspeditsioonid. Välitöid ekspeditsioonideks hakatakse nimetama nõukogude ajal. Kui varasemalt käidi kogumas enamasti üksi või kahekesi, siis 1950. aastate keskpaigaks oli rahvaluule kogumine kujunenud suureks ühisürituseks. Osavõtjate arv oli suur ja ekspeditsioone kajastati ka ajalehtedes ja raadios. Uus välitööde vorm institutsionaliseeris ja formaleeris nii kogujate tööd kui ka kogujate suhteid esitajatega. 1960. aastatel hakati rahvusvahelises folkloristikas enam huvi tundma materjali ja kogumiskonteksti vastu ja tolleaegsetel päevikutel on valdavalt asjalik ja kohati ka protokolli iseloom. Nõukogude ajast pärit päevikutega tasub kindlasti ka meeles pidada, et poliitiline ja ideoloogiline võim mõjutas seda, kuidas kirjutati ja millest kirjutati. Toimus ka nõukogude kolhoosi ja töölisfolkloori kogumine. Aastail 1959 kuni 1962 toimusid igal aastal Mulgimaa ekspeditsioonid ja nendest aastatest on täna portaalis 15 välide päevikut. 1960. aastal toimus Kirjandusmuuseumi ekspeditsioon Abja rajooni, kus keskenduti Karksi kihelkonnale. Muuseumi töötajad elasid 25 päeva kohapeal ja kogusid kohalikelt inimestelt rahvaluulet. Eesmärk oli koguda vanemat folkloori, mistõttu ka päevikutes kirjeldatakse, kuidas kogujad otsivad vestluspartneriteks eelkõige eakamaid inimesi. Laulukogujaid huvitasid toona eelkõige regilaulud.
Osa võtsid mitmed kirjandusmuuseumi folkloristid. Juhendaja rollis olnud Selma Lätt, kes on ise Viljandimaalt pärit, Olli Jõgever, Viiu Jürken, Lilia Priedis, Regina Praakli, lühemat aega ka Herbert ja Erna Tampere, fotograaf Richard Hansen ja mikrofilmi operaator Õie Hansen. Teatri- ja muusikamuuseumi lähetusel töötas kaasa ka Helgi Sirmais. Kui siiani oli enamik materjali üles kirjutatud käsitsi või salvestusi tehtud fonograafiga, siis nüüd oli kogujatel kaasas ka magneetofon ning foto- ja kitsasfilmi kaamerad. 60ndate päevikud on huvitavad just selle poolest, et seal kirjeldatakse kogumistöös kasutatavast uuest tehnikast ja ka sellega seotud väljakutsetest. Esimesed Rahvaluule arhiivis säilitatavad filmid on just pärit sellest ajast, 1959. ja 60. aastast. 1960. aastal sõideti välitöödele veoautoga ning magneetofon asetati bussis oleva pehme mööbli peale. Ja sellest kirjutab oma välitööpäevikus Lilia Priedis. Algab järjekordne suvine Rahvaluule kogumise ekspeditsioon Karksi. Väljasõit Tartust toimub kell 9 autobaasi veotaksoga. Nuia Alevisse jõuame enne 12. Korterisse paigutatakse meid Nuia keskkooli 3. majja. Õhtupoolikul läheme lindistama meie korrespondendi Mari Sarve juurde, kuhu jätsime oma kaasa toodud suure magneetofoni, et ühtlasi kontrollida selle korrasolekut, sest magneetofon sai teel paljude tugevate raputuste osaliseks ja võis oodata kõige halvemat. Kuid kõik oli korras ja lindistamine toimub ilma häireteta. Helilindistamine oli toona uus ja tekitas kohati ka esitajates mõningat ärevust või suurema vastutustunde, sest erinevalt tavalisest kogumissituatsioonist jäid salvestusele ka esitaja vead ja komistused. Samuti igal pool lindistada ei saanud, kuna lindmagneetofonid sõltusid elektrivoolu olemasolust. Koguja pidi organiseerima koha ja heli lindistamiseks aja ning seda ka kooskõlastama esitajaga. Kogumas käidi aga suvisel perioodil, kui enamik inimesi oli kolhoositööga hõivatud. RKM-seeria päevikutes kirjutatakse palju ette tulnud logistikaprobleemidest ja esitajate otsimisest. Viiu Jürken kirjutab oma päevikus. Helimetsa juurde bussiga ei pääsenud ja mul tuli tallu 2 kilomeetrit järele minna, jala. Ta polnud kodus. Närv hakkab vibreerima sääsepirinaliselt. Uks oli lahti, toad tühjad inimestest. Käisin tema karjamaal, kus ta tavatses lehmi hoida. Pole. Lõpuks kuskilt sain ta kätte, kui mõtlesin ära tulla 2 lehmaga. Ta ajas loomad kinni, pani uued rõivad ja läksime bussile. Siis uus häda, siin külades pole elektrit. Sõitsime Juhan Viirat otsima, et tema ka peale võtta ja siis elektriga talu üles otsida. Viira oli nuia läinud hobusega. Ei tulevat enne õhtut. Mine võta ja püüa. Lõpuks alles Kukese talu juures saime Helimetsa lindistamisel asuda. Aida trepil, lahtise tuule käes. Õnneks oli Helimetsa hääl tugev ja selge, nii et tuulekahjustus oli minimaalne. Nendel välitöödel pöörati kõige enam tähelepanu regivärsilistele rahvalauludele, eriti nende viisidele, ning ka kohalikule juturepertuaarile, mis on rikas monapagana juttude ja nendega seotud kohtade poolest. Koguti rahvakombeid hingesandiks käimisest, vastlakotti ajamisest, tuhkapoisist ja paljust muust. Osavõtjad tõid kaasa 281 lehekülge rahvaluulelisi kirjapanekuid ning peale sellega ümber kirjutatud laulikuid, kohalike elanike ja koolide korjandusi, fotosid, noodistusi ja ka helilindistusi. Nende välitöömaterjalidega on võimalik Kivikeses tutvuda ja siin portaalis on nendest välitöödest ka 6 päevikut. Järgmisel 1961. aastal sõideti taaskord Mulgimaale, seekord juba kirjandusmuuseumi oma bussiga. Nendest välitöödest
on portaalis Lilia Priedise ja Viiu Jürkeni päevikud. Lilia Priedis kajastab välitööde algust oma päevikus. 16. juuni. Alustame järjekordset rahvaluule kogumise ja filmimise ekspeditsiooni Abja rajooni. Väljasõit toimub kell 15.00, seekord juba muuseumi oma bussiga. Abja jõuame kella 6. Korterisse paigutatakse meid keskkooli internaati. Tuba on kena ja puhas. Õhtu kulub oma elamise sisseseadmiseks ja tutvumiseks Abja alevikuga. Priedise päevik on väga huvitav, sisukas ja põhjalik. Ja mis on seal huvitav, on see, et Priedis kirjutab ka kohalike inimeste emotsioonidest seoses filmimistööga. Ta kirjutab: näitame möödunud aastal tehtud filmi. Vaatajaid on palju ja ollakse filmiga rahul. Kuuldub hääli, et seda tööd oleks pidanud juba 100 aastat tagasi tegema. Siis oleks olnud palju rohkem, mida filmida. Mõlemast 1960. ja 1961. aastast on kokku kirjutatud mitmeid põhjalikke päevikuid, kuna oma kogumisretkedest kirjutasid kõik peamised osavõtjad: Selma Lätt, Lilia Priedis, Olli Jõgever, Regina Praakli, Viiu Jürken, Ellev Liiv, Olli Kõiva, Ingrid Rüütel ja Erna Tampere, kes kajastas päevikus oma koostegevust Herbert Tamperega. Ja järgmisest 1962. aasta välitöödest on portaalis 11 päevikut. Nii nagu erinevad kogujad inimestena, erinevad ka nende päevikud. 60. aastate päevikuid lugedes on põnev jälgida, kuidas ühte situatsiooni on võimalik kogeda ja kirjeldada niivõrd erinevalt. Lugedes kogujate päevikuid, mis jutustavad samast välitööst, saavad esitajad ja nende kodud küladavahelised teed üha tuttavamaks, kuna tekib terviklik pilt kogumisretke kulgemisest ja ka töötajate omavahelisest dünaamikast. Need ülestähendused on isikupärased ja huvitavad ning loovad ka kogutud materjalile lisaväärtuse ja konteksti. Folkloristlik välitööpäevik on oma olemuselt mitmekihiline. See on reisikiri ja koguja tööaruanne, kui ka muljete ja mõtete väljendamise koht. Välitööpäevikud paiknevad kuskil privaatse ja avalikkusele suunatud teksti piiril. Vanemaid päevikuid uurides tasub neid võtta kui koguja tööaruannet ning tema isiklikke arvamusi, mida ta ei kirjutanud eesmärgiga, et see on avalikkusele suunatud. Päevikute üks oluline eripära on nende subjektiivsus. Igal kogujal on oma vaade ja väljendusviis. Kui päevikus märgitakse, et esitaja ei teadnud midagi, siis koguja mõtleb, et esitaja ei teadnud ühe kitsa konkreetse teema kohta, mitte et tal oleks puudunud igasugune teadmine. Välitööpäevikud on ka väga mitmekülgsed uurimisallikad, kust saab teada kohaliku ajaloo, keelekasutuse, rahvaluule kogumise ja palju muu põneva kohta. Ja see koostatud kogukonna portaal koondab temaatilist arhiivimaterjali ja teeb selle ka digitaalselt kättesaadavaks. Ma loodan, et see inspireerib teadlasi, kohalikke ja kõiki Mulgimaa pärimuse vastu huvi tundvaid inimesi seda materjali uurima ja kasutama. Soovin kõigile toredat avastamist Mulgimaa pärimuse kogukonna portaalis.